Tallinna ühte hinnatuimasse linnaossa, miljööväärtuslikku ja muinsuskaitse all olevasse piirkonda on kerkinud korterite kompleks, kus iga korter on erilise planeeringuga, nagu omaette eramaja. Baassisekujunduses on välja mindud kindla peale. Erinevad sisearhitektid projekteerisid kodud nõudliku maitsega kliendile. Kalleima piirkonna ühes vingeimas arenduses leiab tulevane koduomanik perfektselt läbimõeldud lahendused, ideaalse köögi ja vannitoad ning valguslahenduse. Olenemata siia koliva inimese maitsest saab praegusest toetava fooniga baasvariandist hõlpsasti kujundada omanäolise kodu. Korteritest avanevad romantilised ja kodused agulivaated, mis võivad kohati asendada isegi maale seintel. Valitseva tagahoovi meeleolu säilitamisel ei ole aga ohvriks toodud mõnusalt avarat tunnet. Tegemist on Kadrioru südames asuva avara 125 ruutmeetrise arenduskorteriga. Tiit Trummali projekteeritud korteriplaneering on arhitektuurselt lahendatud läbi 2 korruse. Esimesel korteri tasapinnal asuvad magamistoad ja pesuruumid, ehk siis tegemist on vaikse tsooniga. Korteri nii-öelda aktiivne tsoon koos elutoa, köögi ja söögitoa ja triiphoonet meenutava terrassiga asub teisel. Nagu arhitekt Tiit Trummal ise on öelnud, siis põhimõtteliselt need korterid, mida ta siia planeeris, need on avaramad kui tavalisemad korterid. Need on oma plaanilahenduselt kindlasti palju teistsugusemad kui tavalised arenduskorterid. Nende korterite puhul on juba arhitekt teinud ära nii suurepärase töö, et siit sisearhitektina edasi minna on lihtsalt suur rõõm. Kadrioru keskkond ise on väga inspireeriv. Eriti see maja siin asub Kadrioru pargi vahetus läheduses. Sisearhitekt Janneli Kurvits tegi sellise lahenduse ühele sel ajal veel omanikuta korterile. Arendaja lähteülesandeks oli baaslahendus, mis sobiks kõigile, kel nõudlik ja hea maitse. Kas pole mitte raske ülesanne? Kohe korterisse sisenedes teretab meid väärikas atmosfäär. Kvaliteeti õhkub seinapaneelidest ja pilku püüab kompaktne trepp. Trepitõusu all tekkis arhitektuurselt tühi maht, kuhu planeerisin rohkete sahtlitega kapimahu, mis õnnestus kompaktselt ära siduda treppi astmelise küljeplaadiga, moodustades ühtse terviku. Trepialusesse mahtu ma püüdsin tekitada sellise olukorra, et koju tulles oleks võimalik kohe käest ära panna autovõtmed, rahakotid, kindad, ükskõik, mis parasjagu käes juhtub olema. Trepp on keeruline arhitektuurne element, millest toimivat panipaika on väga keeruline moodustada. Selle korteri puhul on see väga hästi õnnestunud. Trepp asub korteri välisukse vahetus läheduses ja antud hetkel on ta funktsionaalselt sattunud korteri planeeringu suhtes väga õigesse kohta. Arenduskorteri seinamaterjalide osas on palju kasutatud spoonitud paneele, seda nii koridoris, vannitoas kui trepikäigus, mis seob erinevad ruumid mõtteliselt tervikuks. Taustaks murtud valge seinavärv. Korterites on rohkesti loomulikku valgust, kuna aknad paiknevad pea igas ilmakaares. Ja ta on nagu imeliselt tabanud päikese ringkäiku. Loomulikule valgusele sekundeeriva multitasandilise valguslahenduse on Janneli projekteerinud vannitubadele ja köögile ning see on ka pisidetailideni teostatud. Vannitoa valguslahendus on lausa müstiliselt mõnus. Esimesel tasapinnal asuv vannituba on oma mõõtmetelt suursugune ja igati korteri vääriline. Akna all asub mahukas kivivann, ruumis on 2 komposiitkivi pinda uhutatud valamut ja ruumikas dušinurk. Pidasin väga oluliseks ruumi valguslahendust, mis on dünaamiline ja muudetav. Ruumis on korralik üldvalgus, aga tänu reguleeritavale karniisi ja seinavalgustusele on võimalik ruumi tuua ka meeleoluvalgust. Peale pisidetailideni paigas valgustuse on filigraanse täpsusega projekteeritud ka mõlema vannitoa eritellimusel valminud klaaslahendused.
Seinu ja põrandaid katavad marmormustriga täismassplaadid. Osad seinad on kaetud spoonitud seinapaneelidega. Duširuum oma seguhallide kivimustriga seina ja põrandaplaatidega haakub koridori hallikate seinapaneelidega ja jätab sumeda mulje. Korteri teisel tasapinnal tekib linnakorteri mõistes üsna eriline kooslus kaminaga elutoa, köök-söögitoa ja terrassi vahel. Klaaskatusega terrassi eraldab köögist klaasist lükandsein, mis võimaldab köögiga luua ühtse ruumi. Köögi ja terrassi värvilahendus moodustavad ülejäänud korteriga kontrasti. Köögi tagasein on kaetud grafiithalli värviga. Köögimööbli esipaneelid on valmistatud pruunikast klaasist. Perfetto stuudio köök on köögikultuuri hällist Itaaliast. Köögile antakse kaasa lausa 10-aastane garantii. Selline köök tõstab samuti oluliselt korteri väärtust. Tööpind ja köögisaar on kaetud valge komposiitkiviga. Terrass oma ülesehituselt meenutab arhitektuurselt triiphoonet. Selle kõrgus ja valgusküllasus võimaldavad siia luua omamoodi talveaia. Terrassi tänavapoolsed klaasid on avatavad ja vaiksetel hommikutundidel on kosta Kadrioru Luigetiigi purskkaevudest kostuvat veekahinata. Niisiis, selline baaslahendus. Korteri ostjale on sissekolimine puhas rõõm, sest kõik keeruline, valgustuslahendus, eritellimusmööbel, vannitoad ja köök on juba kasutusvalmis. Sisse tuleb vaid tuua oma isiklik värviline elu ja see on sisustamisel see kõige mõnusam töö. Selline baaslahendus austab ja toetab foonina kõike, mida keegi oma kodu puhul juurde lisada soovib. Baaslahendus on teostatud vastupidavatest ja parimatest materjalidest, mis annavad lahendusele pika eluea ja lisavad seeläbi korterile oluliselt väärtust.